Tere, mina olen Veronika ja täna ma räägin sulle sellest, kuidas lisada Facebooki Likebox oma WordPressi lehele. Likeboxi sa leiad siis, kui lähed Facebookis abisse ning sisestad otsisõnad social plugins. Seejärel jõuad sa üle kivide, kändude ja mõnede mägede täpse aadressini, mille ma olen sulle siia alla ära toonud. Ma lisan sellega videokirjeldusse, et sa ei peaks seda reisi ise läbi tegema. Selle lingiga jõuad sellisesse kohta, kus on siis vaikimisi Likebox olemas. Siin punase noolekese juures kõige esimesena tuleb sul sisestada oma fännilehe URL-i aadress. Seejärel saad sa valida laiust, 292 pikslit on miinimumlaius, aga see sobib suurepäraselt enamuse WordPressi teemadega küljepaneeli. Aga kui sul on vaja seda laiemaks muuta, siis lisa lihtsalt piksleid juurde. Kõrgust saad muuta soovi korral. Seejärel on show faces, mis tähendab, kas sa soovid oma fännide nägusid näidata või mitte. Mina isiklikult soovitan, kui sul on lugeja sinu blogis, kes näeb, et mitmed tema sõbrad on juba sinu fännilehe fännid, siis on suurem tõenäosus, et tema ka selleks hakkab. Värviskeemide all mõeldakse seda, et sul on võimalik valida kas musta tausta või valget tausta oma Likeboxile. Et kui must taust sobib su WordPressi teemaga paremini, siis vali must. Muidu tuleb jätta valge. Stream, see näitab viimaste Facebooki postituste nähtavust siis sinu Likeboxis. Selle sa saad siis sisse või välja lülitada vastavalt soovile. Border color on raami värv, sa võid omale sinna sisestada värvitooni koodi, mis klapib sinu blogi disainiga, et see Likebox sulanduks rohkem sinu blogisse või siis jätta ta lihtsalt nagu ta on. Show header näitab pealkirja, siin on pealkirjaks toodud siis leia meid Facebookis, selle sa võid täitsa vabalt eemaldada, kui sul on endal oma WordPressi keskkonnas pealkiri. Siin ma olen siis välja toonud, kuidas meie elu kui seikluse Likebox hetkel välja näeb. Sisestasin meie URL-i, jätsin laiuse samaks, sest meie küljepaneeli WordPressis sobib see laius väga hästi. Näitan nägusid. Värviskeemiks jätsin valge tausta, sellepärast, et meil on valge taustaga teema. Ma võtsin selle streami ära, mulle ei meeldi näidata viimaseid postitusi, sellepärast, et see venitab selle boksi nii inetult pikaks. Järgmiseks raami ma praegu ka ei ole puutunud, võib-olla ma seda mõni päev teen. Ja siis pealkirja võtsin ka ära. Ja nüüd ei jää muud üle, kui vajutada get code, kus sa saad siis kätte oma koodi, mille sa saad sisestada oma WordPressi keskkonda ja seda ma näitan ka kohe. Kui sa oled vajutanud get code, siis sulle tuleb ette selline kastikene, kus sul on 4 valikuvõimalust erinevate koodidega. Et kui sa oled nüüd väga algaja, siis juhatan sind kiirelt ja lihtsalt iframe'i juurde, võta siit see kood, mille saad siis WordPressi keskkonnas moodulisse. Moodulit sa leiad välimuse alt ja siis leia moodulite seast üks, mille nimi on tekst. Tõmba see küljepaneeli ja tühja kasti sisesta siis see kood, mille sa said oma Facebooki keskkonnast. Ning siis vajuta kõige all salvesta. Ning ongi, oled vajutanud salvesta, siis mine oma WordPressi pealehele, vajuta F5-le, mis refreshib su lehe ja seejärel sa peaksid nägema oma Likeboxi oma WordPressi küljepaneelis. Ongi valmis. Suured tänud kuulamast!